Tervist! Esiteks, tell ikka mu YouTube'i kanalit ja iga like, mis sa mu videotele paned, teeb mulle hullult rõõmu ja ma olen sulle iga like'i eest igavesti tänulik. Aga lähme kohe teema juurde. Teadupärast on selleks, et sul oleksid terved, tugevad ja aktiivsed lihased tarvis laias laastus kahte asja. Esiteks peab tegema regulaarselt mõistlikul moel lihastreeningut. Ja teiseks tuleb sul tarvitada piisavas koguses valku, mis jaguneb, kui me jätame putukavalgu sugused ekstreemsused kõrvale taimseks valguks ja loomseks valguks. Ma olen oma varasemates videotes, näiteks selles, mille lingi sa leiad pildikasti alt, rääkinud, et üldjoontes ja väikeste agadega saab jõusaalis treenides kätte sarnased lihastreeningu tulemused nii tarvitades loomset valku kui ka tarvitades taimset valku. Aga nagu ma just ütlesin, on siin mõned agad, millele tuleb tähelepanu pöörata. Hiljuti avaldati mainekas eelretsenseeritavas teadusajakirjas The American Journal of Clinical Nutrition üks väga põnev ja huvitava vaatenurgaga teadusuuring, millest ma teile selles videos natukene pikemalt räägin ja mis näitab selgelt, mis agad need on, mis on seotud taimse valgu tarvitamisega lihaskasvu eesmärgil. Mida need teadlased siis antud uuringus tegid? Nad kaasasid uuringusse 24, 18 kuni 40 aastast täiskasvanud, kellele söödeti sisse tavalist veiselihast pihvi sisaldavat purksi või siis sojapõhist vegan pihvi sisaldavat purksi. Ja uuriti, kuidas see käivitas nende organismis lihassünteesi. Ehk siis peamiselt lihasrakkudes toimuvad protsessid, mille eesmärgiks on lihast kas kasvatada või siis parandada selle kvaliteeti mõnel muul moel, ehk siis protsessid, mida me soovime saavutada, tehes lihastreeningut ja tarbides valku. Las ma selgitan, miks kasutati veiseliha pihvi võrdluseks sojal põhinevat vegan pihvi. Nagu me teame, ei ole tegelikult lihassünteesi mõttes oluline mitte valk kui selline, vaid selles leiduvad aminohapped, eriti asendamatud aminohapped, mida meie organism ei suuda ise toota. Seda, millises koguses leidub mingis toiduaines aminohappeid, nimetatakse aminohappe profiiliks ja see näitaja on väga hea loomsetel valkudel, ka piimavalkudel, aga reeglina palju kehvem taimsetel valkudel. Sojavalk on üheks erandiks, sest seal leidub väga korralikus koguses kõiki asendamatuid aminohappeid, välja arvatud võib-olla siis metioniini. Ja siin on tabel, kus võrreldakse 100 grammi veiseliha ja 100 grammi soja aminohappe profiili. Ja nagu sa näed, on kogused tegelikult üsna võrreldavad. Muide, antud uuringus kasutatavaks mõõtühikuks oli unts, mis ei ütle meie piirkonna inimestele absoluutselt mitte midagi. Ja seega, ma lihtsalt igaks juhuks ütlen, ma seda videos ka ei kasuta, kuigi see kõlab väga ägedalt, vaid muudan kõik uuringus kasutatud untsid grammideks. Uuringus osalejatest moodustati 3 gruppi, millest esimese liikmetele söödeti sisse 113 grammi kaaluvat veiselihast pihvi sisaldav burger, teise grupi liikmetele samuti 113 grammi kaaluva sojal baseeruvat vegan pihvi sisaldav burger ja kolmanda grupi liikmetele burger, mis sisaldas 2 sojal baseeruvat vegan pihvi kogu kaaluga 226 grammi. Vegan pihv kujutas enesest toodet nimega Impossible Burger, millest sa oled tõenäoliselt midagi kuulnud ja millest ma tunnistan kohe midagi head küll ei arva, sest tegemist on sellise ultra üle töödeldud toiduainega, mille puhul on ausalt öeldes väga raske näha, miks seda peaks sööma ükski inimene, kelle ajus vähegi mõte on sees. Ja mis meenutab siis nii maitselt kui struktuurilt ja mis antud uuringu raames kõige olulisem ka toitaine sisalduselt tavalist veiseliha pihvi. Siin tabelis on näha kasutatud purksipihvide toitaine aminohappe ja muude oluliste ainete sisaldused. Esimeses veerus on siis 1 veiselihast pihv, teises veerus 1 sojal baseeruv vegan pihv ja kolmandas veerus 2 vegan pihvi. Vaata nüüd natukene seda tabelit
sest selle sisu on tegelikult hilisema videosisu jaoks oluline. Nagu sa näed, on kaloreid, valku ja asendamatuid aminohappeid ühes veiseliha pihvis mõnevõrra rohkem, ent kahes vegan pihvis on neid jällegi oluliselt rohkem kui ühes veisepihvis. Sama kehtib ka eraldi võetuna leutsiini nimelise aminohappe kohta. Ja miks on leutsiin siin eraldi välja toodud, on see, et see asendamatu aminohape on meie praeguste teadmiste juures lihassünteesi käivitamisel kõige olulisem tegur. Ja sul võib olla keres superkogus aminohappeid, aga kui sul pole piisavas koguses leutsiini, siis on su lihassünteesi näitajad kas olematud või väga-väga madalad. Enne, kui ma hakkan rääkima tulemustest, tunnistan ma, et ma lihtsustasin neid pisut, sest uuringu raames vaadeldi paljusid erinevaid näitajaid ja kui nende täpsed detailid siin nagu huvitavad, siis võid vaadata uuringust, mille ma panin pildikasti alla, aga summeeritud tulemus on just selline, nagu ma teile kohe nüüd räägin. Ja see tulemus on see, ehk siis 113 grammi kaaluv sojal baseeruv vegan purks ei mõjutanud katsealuste organismis lihassünteesi näitajaid sisuliselt üldse. Samas kui 113 grammi kaaluv veiselihapurks tekitas täiesti korraliku lihassünteesi taseme ja selle mõju oli võrreldav 2 vegan purksiga, mille sojapihvid kaalusid siis kokku 226 grammi. No, mõtlemisainet on siin päris palju, aga ma toon eraldi välja 2 asja. Esiteks, vegan burgeriga tarbitud 20,5 grammi sojavalku ei tekitanud katsealuste organismis mingisugust märkimisväärset lihassünteesi. Samas kui veisepurks, kus oli valku küll, oleme ausad, pisut enam ehk 27,3 grammi, tekitas lihassünteesi ja selleks, et saavutada sama lihassünteesi tase, tuli katsealustel tarbida 2 vegan burgerit, milles sisaldus kokku 40,9 grammi sojavalku. Kui ma räägin sulle pidevalt peaaegu igas teises videos, et selleks, et sa saaksid lihastreeningust optimaalset kasu ja su elukvaliteet tõuseks seeläbi praegu ja tulevikus, tuleb sul tarvitada ligikaudu 1,3 kuni 1,5 grammi valku iga su kehakaalu kilo kohta päevas, siis selle uuringu tulemus näitab selgelt ja üheselt, et kõik valgud ei ole siiski võrdsed. Ja kui sa tarvitad taimset valku, siis on tõenäoliselt tase 1,3 kuni 1,5 grammi iga su kehakaalu kilo kohta päevas natukene või selgelt liiga madal. Teiseks, me teame hästi, et kui me saame vanemaks, siis süveneb meie organismis anaboolne resistentsus. Ehk siis meil on raskem sama koguse valgu tarbimisel saavutada samal tasemel lihassünteesi. Antud uuringus osalesid aga noored inimesed keskmise vanusega 32 eluaastat. Ja see, et enam kui 20 grammi sojavalku ja korraliku koguse leutsiini sisaldav vegan pihv ei vallandanud nende organismis sisuliselt mitte mingisugust lihassünteesi, on pisut üllatav ja paneb ausalt öeldes pead kratsima. Üks asi muidugi, mis torkab kohe silma, on see, et uuringus osalenud ei teinud lihastreeningut. Ja me teame, et lihastreening võimendab valgust ja sealhulgas taimsest valgust ja sealhulgas ka sojavalgust pärinevate aminohapete kasutamist lihassünteesiks. Ent sellele vaatamata on see, et 20 grammi sojavalku ei tekitanud antud teemaga seoses mingisuguseid positiivseid arenguid, oluline ja mõtlema panev leid. Ja nagu ma olen varem korduvalt kinnitanud, saab lihast kasvatada ka siis, kui sa teed korralikult lihastreeningut ja tarvitad ainult taimset valku. Aga selle uuringu tulemus näitab, et taimset valku tarbivad inimesed peaksid selle päevase koguse osas sihtima tõenäoliselt kõrgemale kui peamiselt loomset valku tarvitavad inimesed. Selline tarkus siis, jõusaalis näeme.